Hei, Maria siin ja tänaseks video teemaks, nagu te pealkirjast saate lugeda, on, et kuidas organiseerida lastetuba nii, et see ka korras püsiks. Tegelikult on see väga lihtne, sest et laps imiteerib kõike seda, mida vanemad teevad. Nii et ole eeskujuks, loo lapsele süsteem, mis talle reaalselt toimib ja õpeta last, kuidas ta peaks korda hoidma. Kui ma esimeseks punktiks märkisin, et näita ise eeskuju, siis minu puhul tähendab see seda, et ma ise proovin vähemalt igal õhtul pinnad asjadest puhtaks teha, et me saaksime järgmisel päeval kindlasti puhtasse majja ärgata. See tähendab ka lastele, et kodu peaks alati õhtuks korda saama, nagu ka nende toad. Teiseks aga nimetasin, et lapsele tuleks luua süsteem, mis tema jaoks toimiks. Meie puhul toimib väga hästi see, et ma olen printinud laste mänguasjakastidele ja ka riidekappi pildid, et lapsed teaksid täpselt, kuhu mingi asi käib. Ei, meie kodus ei pea alati kõik laitmatult korras olema, aga minu jaoks on oluline, et päeva lõpuks oleksid asjad maast ära pandud ja et laps õpiks enda asja väärtustama ja hoidma. Kui lapsele on süsteemid loodud, siis jääb üle vaid lapsele õpetada, kuidas ta peaks enda toas korda hoidma. Tehke seda mänguliselt ja lõbusalt. Ma vastasin kõikidele teie soovidele ja küsimustele ja andsin teile nippe või vähemalt rääkisin teile sellest, kuidas meil süsteem toimib. Paljud soovisid seda videot ja paljude jaoks oli just probleem, et kuidas saada lapsi koristama, aga nagu ma alati ütlen, enne on vaja enda asjad ära korrastada, süsteem luua ja siis on alles kõige viimane asi on koristamine. Ja siis, kui on süsteem paigas, siis läheb see ime lihtsalt ja laste puhul on nipp. Tehke see asi lihtsalt neile nagu funniks, see peab nende jaoks olema ülipõnev, üliäge, nagu meie vahel teeme, kui mul on sõbranna lapsega siin ja tüdrukud üleval mängivad, pärast seda on hull segadus, siis meil on siuke, et op, koristuspidu, paneme muusika mängima, ise ka, ise olen kõrval ja vaatame küll pealt, aga vahepeal nagu natuke aitame ja siis saame vahepeal nendega koos tantsida ja vahepeal nad tantsivad ja vahepeal nad koristavad ja aga siis nad on nii uhked, et nad saavad selle pärast see, et meil on valmis. Et kindlasti proovige erinevaid nippe, jagage mulle ka enda nippe, et mis teie puhul nagu toimib, mida teie teete. Aga mul on veel üks asi, mida ma tahtsin näidata, et mida me oleme kasutanud aeg-ajalt, suvisel perioodil mitte, sest et siis ei olnud seda nagu süsteemset päevakava, aga muidu nagu mul on sellised printlehed, neid saab minu blogilehelt, ma panen selle lingi siia video alla, et saate välja printida. Samas te saate selle ise väga lihtsalt teha, aga hea lihtne on nende piltidega, et siis nagu laps teab, et kui ta lugeda ei oska, ta vähemalt teab, söödud, riided seljas ja siin all ongi 2 viimast on mõlemal on mul koristutuba ja kodutöö on ja koristutuba, kodutöö. Koristutuba tähendab vist seda, et ühesõnaga enda tuba võiks korras olla ja kodutöö on meie puhul siis üks teine blogipostitus, mis mul on, ma panen sellega siia alla, et meil on nende jäätise pulkade peale on kirjutatud kodutöö ülesanded, asjad siis, millega nemad hakkama saavad ja samas see ei ole üldse oluline, kuidas nad sellega hakkama saavad, et lihtsalt andke neile võimalus, nad proovivad, et Elli jaoks on näiteks väga äge on akende pesu, ilmselgelt ma pärast pesen need aknad üle, aga minu jaoks on oluline, et laps lihtsalt tahab aknad pesta, tahab koristada, tahab mind aidata. Erki jaoks on väga oluline see asi, kui ta saab tolmuimega põrandaid tõmmata, et mingid sellised vägevad, otsige enda jaoks nagu sellised vägevad mingid tegevused, mis teie lapsele meeldivad teha ja üritage neid siis nendesse punktidesse kirja panna kuidagi,
et mis lihtsustavad siis ka nende jaoks, teie jaoks siis seda, et nemad oskavad kodus koristada ja samas, et enda tuba on korras ja kõik need vajalikud tegevused saavad tehtud. Näiteks pange sisse lugemine, ma ei tea, mis osades peredes veel on, et mida oleks vaja nagu teha päeva jooksul. Ja ma arvan, et see tahvlisüsteem väga hästi toimib. Pärast premeerige millega iganes, ma ei tea, kommiga, tahvelarvutiga, PlayStationi mängimisega, ma ei tea, iga pere on erinev. Et leidke enda jaoks see premeerimise asi ja ma loodan, et see nagu toimib. Aga kindlasti jah, et enne ärge sundiga lapsi koristama, kui nad ei tea, mis asi on korrastamine. Sest et see on kõige alus. Tüdrukud, kas te olete valmis? Jaa! Grete, vaata siia, kas sa oled valmis? I'm coming up just a little bit. Never want to quit. I'm feeling it the way it is. It's elevated. Vision is blurry. Feel it and dizzy. You elevate me. Need olid siis minu nipid ja trikid ja näited minu pere puhul, kuidas miski asi toimib. Ning kindlasti jagage mulle enda mõtteid, enda nippe ja kohtume juba järgmises videos.